Ma saatsin teile lingi, YouTube'i lingi ühe muusikaga, et te võite vabalt panna selle kõrvale vaikselt käima. See lindistus tuleb alati ilma muusikat, et te võite ise valida. Eriti kui te olete algaja tegija, siis ma soovitan esialgu kasutada mingit heli, just sarnast muusikat, nagu ma teile saatsin, et ta hoiab teie teadlikkuse mõistusest eemal. Jooga niidrate päriselt ööl, aga see nõuab päris head praktiseerimist. Ja ise matli silm on ära siit. Ja lähme sillile. Ja alustame siis oma tundi. Seal YouTube'i lingis all on, alguses on reklaamid, laske need üle, kes panid käima, et sees ei ole ma vaatasin. Jooga niidrat tehakse Shavassanas. Eeltingimused on sellised, et sind ei segataks, et su keha on täiesti sirge, kontrolli, et su lülisammas oleks ühel joonel, hästi ühel joonel. Keha asend peab olema komfortne. Jooga niidra alguses on dünaamikat, füüsilist dünaamikat teatud hetkest. Keha liikumine on keelatud, sõna otseses mõttes keelatud. Ehk sealt edasi iga liikumine toob su jooga niidra arenevast nagu sellest seisundist välja. Sellega peab harjuma. Ehk kui sul alguses ei õnnestu, eriti kui me siin koos teeme, siis lase üle ja tee ikkagi edasi. Aga proovi sellest hetkest, ma ütlen selle hetke alati ära, siis tee nagu selline taotlus, et keha jääb paigale, et sa ei tegele füüsilise kehaga. Jooga niidra tehnika ette tehakse mitu taotlust. Et taotlusi teha, selleks sa pead kõigepealt tulema iseendale nii lähedale, kui sa oskad. Lollikindel vahend selleks on see, teeme kõik läbi, et sa viid oma teadvustamisvõime hääle paldele. Ilma hääleta laulad A-tähte, et sa lokaliseerid hääle paelat kõris. Lõpetad selle. Nüüd samasse kohta ütled lõdvestustaotlusa, lihtsalt lõdvestu. Soovi, et su häälepaelad lõdvestuksid. Hästi kergelt teadvusta seda muutunud seisundit. Too teadlikkus pea keskele sinna, kus sa ise oled. Taotleb mina. Tee selline taotlus või lihtsalt nagu soovi, et kogu selle tunni jooksul sa ise jääd teadvale, ehk sa ei jää magama. Sa ise jääd teadvale. Jooga niidra on tehnika, mis kunagi ei peta sind. Mida rohkem sa teda hakkad tundma õppima, seda rohkem sa hakkad seda armastama. Jooga niidras me läbime kõik kehad, 5 olemasolu tasandit kihtide kaupa ja tänasel tunnil siis jääme kõige kõrgemasse võimaluse pidama. Esimene tehnika on Purna Shava Shantyasana. Vii oma teadvustamisvõime parema käe peopessa. Peopesad on üleval. Erista, et peopesas olevad rakud reageerivad kohe su puudutusele, teadlikkuse kohalolekule. Ehk peopesasse tekib elusus. Elususe kasv. Pane pöial peopessa ja suru käsi rusikasse ja pingesta seda kätt niimoodi, et see pinge käib läbi kogu vereringe. Hoia natuke ja lase vabaks. Jäta küünarnuk vastu maad, tõsta pool kätt üles natuke, teadvusta, kuidas raskus koguneb ja lase kukkuda. Koge tekkinud muutust. Kogu selle praktika jooksul palun tee ainult seda, mida ma palun sul teha.
ära tee ise mitte midagi muud. Ehk ainus, mida sa tegema pead, on tõlkima minu laused sisemiseks täpseks tegevuseks. Eelda, et sinus olev tarkus oskab teha seda kõike, mida ma palun sul teha. Nüüd tõsta kogu parem käsi natuke maast lahti. Koge, kuidas raskus koguneb kätte. Ja lase kukkuda. Teadvusta kätt sõrmeotstest kuni küünarnukkini ja sealt edasi kuni õlavöötmeni. Avasta, et kogu käsi on paksult peent elu täis. Tea, et selles käes on meeletu hulk rakkusid. Iga rakk on elus olend. Ja tea, et nad alluvad sinu soovile. Mentaalselt ütle lõdvestu, pidades seda silmas ja koge, kuidas kogu käes toimub muutus. Reaalne muutus. Võta see käsi nagu oma hella teadveloleku embuse sisse. Nagu sellise sooja lambi sisse, just kui su teadvelolek oleks tehtud soojast lambist. Ütle veel kord lõdvestu. Avasta, et käe sees tekib reaalne muutus. Siit edasi seda kätt ära enam liiguta. Nüüd hüppa oma teadvustamisvõimega vasaku käe peopessa. Avasta, et vasakesi on täiesti teistsugune. Teadvusta, et nii kui su teadlikkus puudutab peopesa, nii peopesas olev elusus ehk rakud reageerivad sulle. Elusus kasvab. Pane kergelt pöial peopessa, pingesta käsi rusikasse ja pingesta kogu seda rusikat nii tugevasti, et see käib kogu vereringest läbi. Ja lase vabaks. Jäta küünarnukk vastu maad, tõsta käsi natuke maast lahti ja lase kukkuda. Tõsta kogu käsi natuke maast lahti, koge, kuidas raskus koguneb ja lase kukkuda. Võta kogu käsi oma armastava teadveloleku embuse sisse. Too natuke nagu see raku tasand esiplaanile. Ja lihtsalt tea, et rakud on elus ja intelligentsed. Teadvusta, kuidas kogu käsi reageerib sinu kohalolekule. Ehk temas olev elusus kasvab reaalselt. Anna lõdvestustaotlus. Ole hästi tähelepanelik ja käes toimub muutus. Soovi, et see käsi lõdvestuks veelgi. Avasta, et selles elusus, olev elusus kasvab. Nüüd laienda oma võime teadvustada 2 käele korraga ja nende vahel olevale rindkere segmendile. Vaata kogu seda piirkonda, nagu sa vaataksid beebit. Võtad nagu õrna teadveloleku kaisu. Soovi, et kõik see lõdvestuks. Avasta oma teadveloleku sulatav mõju kehale. Soovi, et see lõdvestuks veelgi. Seda piirkonda ära enam nüüd üldse liiguta. Nüüd siruta oma võime teadvustada jalgadeni. Kergelt suru jalgades, kannad ette, tõmba varbad tagasi, et jalad sirutuvad, tõesti kergelt seda mõnusalt. Nüüd too suured varvad kokku, keera nagu üle kanna ja nüüd vii suured varvad nii laia lahku kui võimalik, et keera jalgu puusaliigestest sisse, välja. Nüüd lase pahklud vabaks. Ja tee seda nii kergelt ja kiiresti, nii et nelid ja lihased hakkavad võdisema. Kogu lihastik võdiseb.
ja lase järsult vabaks, ära tee enam midagi. Nüüd tee tugevad kannasirutused, siruta jala tagakülgedest. Pingesta kogu jalad täiega. Nüüd tee päkasirutus, jälle pingesta kogu jalad, kõik jalas olev täiega. Tee paar sügavat suurt haigutavat pahluringi sisse edasi tagasi. Mängi varvastega igas suunas. Lase vabaks. Tõsta parem jalg natuke maast lahti. Teadvusta, kuidas raskus koguneb. Ja lase kukkuda. Tõsta vasak jalg üles. Ja lase kukkuda. Teadvusta kahte jalga korraga. Vaata jälle nagu beebit. Ja soovi, et kõik üleliigne pinge lõdvestuks jalgades. Nüüd natuke liigu oma teadlikkusega üles poole puusavööni. Haara oma teadvustamisse kogu puusavöö piirkond sabast nabani. Soovi, et kõik siseorganite sisepinged lõdvestaksid. Vaata nagu helluse ja armastusega kogu oma alakeha ja kõhukoobast. Soovi, et see lõdvestuks veelgi. Nagu õrnalt oma teadvel olekuga paitades liigu ülespoole, teadvustades rindkere segmenti. Nabast kaelani. Jälle soovi, et kõik kehasisesed pinged lõdvestuksid. Luba, et su teadvustamisvõime oleks sama õrn ja soe, nagu ema vaataks last. Avasta, kuidas toimub reaalne muutus. Siis õrnalt vii teadlikkus kaelale ja peale korraga. Natuke laiendama võime teadvustada ruumile, mis on ümber pea ja kaela. Soovi kogeda selle ruumi hõredust, olematut hõredust, pingevabadust. Ja nüüd soovi, et pea ja kael oleks sama vabad kui neid ümbritsev ruum. Taotle ruumi pea. Ja lase lõdvestumisel toimuda. Lase piiramatult toimuda. Nüüd liigu uuesti läbi keha teadlikkusega varbotsteni. Kujuta ette, et su varbotsad puudutavad kergelt vett. Ja nüüd see vesi, mida nad puudutavad, on ebatavaline. Ta on nagu natuke kuldne, hästi sügavalt, kõikide heade omadustega, sügavalt lõdvestav ja rahu toov. Ja luba sellel veemassiivil aeglaselt tõusta varbotstest, nii et ta täidab ka su keha siseruumi. Kuni pahkluudeni, sealt aeglaselt üles säärtest põlvedeni. Avasta, kuidas reaalselt toimub muutus jala sees. Põlvedest üles mööda reisi. Puusadest ja seljast
Teadvusta, kuidas see muudab siseorganeid. Tõuseb rindkeresse, õlavöötmesse. Kõik on nagu sügavalt lõdvestub. Kõik nagu rahuneb. Tõuseb üle kaela. Ja läbistab pea. Ja nüüd õrnalt uuesti võta kogu oma keha teadveloleku kaisu ja avasta, kui sügavalt on keha muutunud. Saada läbi teadlikkus oma keha suunas nagu heatahtlikkuse voog. Täna oma keha. Nüüd vii oma teadvustamisvõime kahemõõtmelisele inimkujule, mis on sinu keha ja maa vahel. Sellele raskusele. Siis kergusele, mis on keha esiosa ja õhu vahel. Vii teadlikkus surinale parema käe peopesas. Õhu puudutusele vasakul põsel. Tundele parema kõrvale seda taga. Vasaku talla all. Vii teadlikkus sinna, kus on kõige jahedam koht kehal. Nüüd sinna, kus on kõige soem. Nüüd uuesti kogu kehale korraga. Ütle kehale veel lõdvestu. Ja nüüd ütle süvalõdvestu. Õrnalt lahku keha teadvustamisest niimoodi, et ta nagu ei paneks seda tähele. Koonda oma võime teadvustada oma hingamisele. Ükskõik, kus sa tunned seda keha sees kõige paremini. Pea sees. Ja õrnalt seda kohta teadvustama. Ja vii oma sisse hingamine ja välja hingamine täpselt sama pikaks. Selleks loe sisse hingamine sekundites. Nii nagu ta sul on, ära muuda. Ja õrnalt juhi välja hingamine täpselt sama pikaks. See on õnne toov pranayama, sukha pranayama. Hästi kergelt avastad, nii kui sa seda teed, nii ta hakkab kehasse mõjuma. Et kehasse justkui peenelt hakkab mõjuma mingi nimetu, rahu ja heaolu toov aine. Keha keemia hakkab muutuma. Keha süvalõdvestub veelgi. Hoia hingamine võrdsena hästi kergelt. Järgmine kord, kui tegib välja hingamise lõpp, siis sinna imetillukesse pausi ütle 15 ilma sõnadeta mõttes. Iga järgmine kord, kui välja hingamine lõpeb, tule number allapoole. Soovi, et sa saad sellega hakkama. Samal ajal, kui sa ütled numbri, omakorda luba mõjuda kehale.
süveneval lõdvestusel, mida pranayama toodab. Sellega jätkates hästi õrnalt lase oma pea veel rohkem sügavamalt ruumiga samaseks, ruumipea. Luba selle sukha pranayama lõdvestaval mõjul mõjuda ka ajudesse. Pähe tekib hõrk peenseisund. Kes jõuavad lõpuni, jätkake nulliga. Nüüd ära enam loe ja ära enam tee sukha pranayamat, ükskõik kuhu sa jõudnud oled. Koge selle pranayama mõju oma kehasse. Ja tea, et sa hakkad pealt vaatama väga unikaalset protsessi, kuidas füsioloogiliselt su keha jääb magama. Tee siin uuesti taotlus, et sa ise jääd ärkvele, su teadvus jääb selgeks. Järgmine pranayama mõjub nagu kange unerohi. Hoia seda tehes pea hästi vabana, häälepallad lõdvestatuna. Ja tea, et ajuvõnke sagedus hakkab muutuma drastiliselt võrreldes sellega, kus sa tavaliselt oled. Kogu keha keemia muutub. Keha läheb süvaune seisundisse. Selleks hästi kergelt hinga 4 sekundit sisse, hästi pinnapealselt ja kergelt. Ja 2 sekundit välja selliselt, et samal ajal teed lõdvestuse kõikides hingamislihastes. Kogu hingamistsükkel on 6 sekundit pikk, 4 sisse, 2 välja. Nii kui sissehingamine on toimunud ja väljahingamisel lase nagu kogu oma olemusest kõik lahti. Justkui anna ära kõik oma vaev. Siit edasi enam hingamistsüklit ära loe, vaid luba sissehingamisel toimuda täpselt nii, nagu ta tahab. Nii kui sissehingamine lõpeb, nii väljahingamise alguses lihtsalt lase kõik lahti. Ja kõhk ise voolab välja.
tee seda hästi kergelt nagu mängu. Samal ajal kergelt kogedes selle mõju kehale. Kogemus peenel tasandil on unikaalne, mida tavainimene mitte kunagi ei koge. See on koht, kus keha hakkab ennast tervendama, keha reparatsioonisüsteemid aktiveeruvad. Nüüd kaota igasugune huvi hingamise vastu, las keha hingab nagu ta tahab. Vii teadlikkus keha keskteljele ja siit edasi lihtsalt usalda, mida ma ütlen. Ja lihtsalt tee kaasa täpselt nii, nagu välja tuleb, ära muretse selle peale. Tea, et sul on võime esile kutsuda emotsioone. Ainult läbi selle sa nimetad tema nime. Vii teadlikkus rindkere piirkonda anahata tšakrale, kes teab, või rindkeresse. Ja soovi, et ärkaks armastus. Mentaalselt vaikselt ütle rindkeresse armastus. Luba su teadlikkus olla endal hästi peen. Tea, et see energia ärkab. Kui sa teda ei koge, siis sa lihtsalt oled liiga pinges. Lase veel järgi. Lase tal natuke mõjuda. Võid veel öelda armastus, nagu paludes, et ärkaks. Nüüd vii teadlikkus naba kõrgusele lülisambasse, ütle viha. Vaata, kas toimub muutus. Viha. Uuesti anahatasse armastus. Armastus. Rahulolu. Rahulolematus, manipura. Rahulolu. Headus. Pahatahtlikkus. Headus. Rahu. Ärevus. Rahu. Rahulolu. Suur, sügav rahulolu. Rahulolu. Lubad rahulolu valgub läbi kogu keha. Rahulolu. Heaolu. Armastus. Armastus. Palu, et armastus jääkski. Et ta valguks läbi kõikide su soonte. Nähtavate ja nähtamatute soonte. Võrnalt too oma teadlikkus kehalt ära ja kujuta ette päikest, kuud, võilille, nagu slaide, rukilille, nartsissi, männipuud, Himaalaja mägesid, liivaranda,
järvepinda. Täiskuud peegeldumas järvepinnal. Sügisest tähistaevast kirgaste tähtedega, selgelt eristuvate tähtedega. Lõdvestuse vaatamine hästi kaugele ja igas suunas laiali. Sügav, sinine tähistaevas. Lase tähtedel kaduda. Lihtsalt vaata sügavat ruumi. Vaata nii kaugele lõputusse, nagu sa tahaksid uurida, kas sellel ruumil on otsa või äärt. Lõdvestuse vaatamine. Tee see hästi kergeks. Soovi, et selles ruumis tuleks esiplaanile rahu. Tea, et see on seal olemas. Rahu. Ruumis olev rahu. Upu sellesse rahusse. Avasta, et see rahu kannab. Lase kanda. Avasta, et see on nagu vaba langemine, kuhu sa jäädki langema. Avasta, et sa koged vabadust. Et sa ei ole siin kuidagi piiratud. Sa oled vaba. Ole selles veel kergemalt. Haara seda ruumi natukene kaugemale. Avasta, et samal ajal, kui sa koged seda ruumi, sa ka vaatad teda. Nüüd soovi kogeda seda, kes vaatab ruumi. Ehk tee taotlus mina. Luba teadlikkus tõmbuda tagasi iseendasse, nagu tigu tõmbab tagasi oma sarve. Pane oma sisemine silm kinni. Ehk lõpeta välja vaatamine. Ja häälestu üleni enese kogemisele. Sa ei pea ennast otsima. Seisma on vaja jääda. Ja avasta, et sa oled siin juba olemas. Lihtsalt soovi ennast kogeda. Avasta, et sa omad natuke mahtu. Koge enda siseruumi pehme ja õrnana. Tee seda hästi kergelt.
luba, et sissehingamine oleks nagu kütus, mis hoiab su teadlikkuse iseendal ja tõmbab järjest sügavamale iseendasse. Luba, et väljahingamine mõjuks nagu rahusti, mis lubab sul iseendasse lõdvestuda. Tead sa omad sügavust. Iga sissehingamisega sa võid taodelda mina teadmisena, et sa võid kogeda enda natuke sügavamaid tasandeid. Iga väljahingamisega lõdvestud sellele sügavusele. Muutud veel kergemaks. Tee seda kergelt nagu mängu. Avasta, et see oledki sina. Eks see ongi päris mina. Taipa, et see olengi mina. Tea, et minu sügavuses elab Ananda. Joovasta võimsus. Iga hetkega, kus sa suudad ja soovid olla iseendana, sa natuke liigud sellele õndsusele lähemale. Tee sisemine otsus, et see, mida sa praegu teed, on tähtsam kui kõik muu, mis tahab su teadlikkuse ära rebida. Ja sa lihtsalt ja kergelt lased kõikidest muudest võimalustest lahti. Sissehingamine on nagu abimees, mis hoiab su teadlikkuse tagasi tõmbununa. Väljahingamine on teine abimees, mis aitab sul ennast kogeda veel kergemalt. Avasta, et mina kogemuses on suur ja sügav põhjatu rahu, jumalik rahu, hingerahu. Upu sellesse rahusse. Luba, et see rahu uputab endasse kõik rahutused. Ja siis andu sellele muutusele, lase kõik lahti. Ehk lase ennast kanda. Nüüd tee oma sisemine silm lahti. Sisemine silm, vaata lõputut ruumi.
ja natuke teadvust edasi, et sina oled ju endiselt siin olemas, kes vaatab seda ruumi. Ka selles ruumis on rahu, hingerahu. See on ruum, kus sa saad hakata looma oma elu selliseks, nagu sa tahad. Nüüd loo sellesse ruumi võilill, rukkilill, lumikelluta, ülane, punane tulp, valge roos, oma kodumaja. Sa teadlikuks uuesti oma hingamisest. Järgmise väljahingamisega teadvusta oma keha ja selles olevaid energiaid. Avasta, et su keha vibreerib üleni. On paksult peent elu täis. Täna kogu oma kehas olevat elusust. Häälesta ümber kogu füüsilisele kehale. Pöördu kogu oma Raku kogukonna poole ja täna neid. Soovi, et su keha oleks alati terve. Nüüd too kergelt teadlikkus tagasi häälepaltele, vaata, kas nad on vabad, lõdvesta. Soovi, et häälepaled jäävad vabaks. Et pea ja kael jäävad ruumi peaks. Soovi, et sa oled täiesti välja puhanud. Su teadvus on selge. Too teadlikkus silmamunade taha ja valmistu avama silmi. Luba, et silmad häälestuvad ümber. Tõesti kergelt niimoodi, hästi natukene laugude vahelt kergelt piilu välja. Too mikroliikumine oma kehasse. Ja siis lase see liikumine täiesti vabaks, nagu sa hommikul ärkaksid. Võid taodelda värskust, selgust, heaolu. Ja sellega meie tänane esimene sissejuhatav tund ongi läbi. Lõpetame siit ära, et kui teil tekib küsimusi, siis saatke mulle meili. Aitäh teile!